Tere, te vaatate Kaitseliidu 100. aastapeale pühendunud saatesarja 9. saadet. Me tahaksime teile täna rääkida suvistest Kaitseliidu õppustest, sest teie lähete suvel puhkusele. Kaitseliitlased võtavad tihtilugu aga suvise puhkuse selleks, et minna õppustele. Kõigepealt läheme vaatame Kaitseliidu Harju Maleva sõduri baasoskuste kursuste pioneeriõppusi. Pioneeriõppused on sellised õppused, kus harjutatakse kaevikute kaevamist, miinide panemist ja nii edasi. Seal osales väga palju naiskaitseliitlasi ja siit saame silla järgmisele vaadeldavale õppusele, naiskodukaitse sõduri baasväljaõppe kursusele, kus õpiti raadiosidet, maastiku tundmist, topograafiat ja nii edasi. Niisiis, naisterahvad eriti, jääge ekraanide taha. Oleme käesoleval aasta kevadel Kaitseliidu Harju Malevaga käinud 2 sõdurioskuste kursuste väliõppusel. Kas veel mäletate? Aprillikuu alguses olime koos Harju Maleva noorliikmetega Männiku laskevälja Tiirus, kus meie saatetiimi üllatasid esmakordselt sõjarelvast tulistanute lasketulemused. Päris ilus kobar. Kas oled varem laskmisega tegelenud? Täna esimest korda lasen relvast. Vau, märkimisväärne. Esimest korda? Jah, täna esimest korda. Ei ole varem relvast lasknud. Aprillikuu lõpus olid harjukad aga juba Kaitseväe keskpolügoonil, kus harjutasid keerulist patrull-laskmist uute tulekäskluste järgi ning seda, et oma relva käsitlemist ja ohutusreeglite täitmist peab kaitseliitlane teadma kas või une pealt. See on õppus lihtsalt, regulaarne õppus, see on meil kas kord 6 või 2 korda 6, nii nagu on parasjagu graafik määratud. Miks me seda teeme? Ma arvan, et selle kõrval, et iga Eesti kodanik peaks leidma oma koha meie kaitsesüsteemis. Niisiis, juunikuu keskel olid Kaitseliidu Harju Maleva noorkaitseliitlased taas sokil. Kes meie saadet on ka varem jälginud, juba teavad, et jutt pole sokkidest, mist jalga tõmmatakse. Sõjaväelased, sealhulgas ka kaitseliitlased, armastavad kõikvõimalike pikkade nimetuste asemel kasutada lühendeid. Ja konkreetsel juhul on tegemist esimeste tähtedega sõnadest sõduri oskuste kursus. See on kursus, mis annab algajale kaitseliitlasele vajalikud baasteadmised ja oskused. Kõigil kaitseliitlastel, kes ei liitu organisatsiooniga otse peale kaitseväeteenistust, tuleb see kursus läbi teha. Mida te siin täna teete? Täna on meil siis kavas pioneerioskused. Täpsemalt siis julgestus miinivälja paigaldamine, tankitõrje või antitank miini matmine pinnasesse, siis kaitselaengu paigaldamine, nii puu külge kui maa peale, maskeerimine, kogu see drill, lisaks tulepositsiooni siis valmistamine, ehk siis sõduri kaevik. Me üritame saavutada täiskaevikut, aga oleneb, kui kiiresti nad kaevavad, et nad kasutavad ainult seda sõduri varustust, siis väikest labidat, mis neil on antud, et sellega on läinud natuke kauem aega, kui ma planeerisin, et mõtlesime, et 2 tunniga peaksid nad selle kaeviku valmis saama, aga praeguse hetkeni on osad põlvelt laskeasendi kaeviku nagu valmis saanud. Selleks on kulunud siis umbes 3 tundi. Katalokk on ka ju abiks. Jah, ma ütlesin neile täpselt sama, kellel pole labidat, see kasutab katalokki. Ja mida nad peaksid siis homseks olema saavutanud? Homseks nad peaksid oskama paigaldada Eesti Kaitseväes kasutatavaid miine, tankitõrjemiine, kaitselaengut, M14, mis on siis suundlaeng. Ja nad peaksid oskama rajada julgestusmiinivälja ja endale siis ette valmistada laskepositsiooni. Kõik mäletavad, et äsja möödunud suvi oli nii põuane ja kuiv, et puhkesid mitmed metsatulekahjud. Vähimgi säde võis tekitada suure põlengu. Sestap oli ka kaitseliitlastel metsas keelatud kasutada isegi paukmoona. Näiteks jalaväemiine markeerisid lõhkepakettide asemel värvilist suitsu õhku paiskavad kapslid. Raskete tankitõrjemiinide mulaažedega jooksmine palava ilmaga, relv seljas, pole kerge lõbu. Harjutusi tehakse läbi korduvalt, et õpitu kinnistuks. Nagu me ütlesime, et üks miinivälja kriteeriumid on see, et on ajutine, see on meie enda vahenditest võetud. Praegu meil siis rühmas 10 miini on seal maha asetatud, ülejäänud 20 miini on kuskil mujal. Meil on need miinid vaja tagasi korjata, sest et üksus liigub ära siit ja maha meil neid jätta ei saa.
täpselt samas järjekorras, mille me nad maha panime, liigume nüüd neid üles korjama. Samamoodi läheb julgestus ees, läheb välja sinna. Nemad on juba seal väljas, seal karjääri ristis. Meie lihtsalt võtame siis käpelt maha. Pange end järjekorda. Liigub juba edasi. Võtta. Nii kui miini juurde jõuad, juba keerata küljest ära. Pütiku selle survehargi tagasi taskusse, miin kätte ja jätta ootama. Uute kaitseliitlaste hulgas, kes õppustele on tulnud, on ka vanemaid mehi, kes toilise rahuga kõrbekuumuses selle trilli läbi teevad, mis isegi palju nooremat raskelt hingeldama ajab. Õppus on aga väga oluline. Sõjaolukorras saab miiniväljadega viivitada vastase edasitungimist päris kõvasti. Nii, eemaldume samamoodi niimoodi, et kui meie möödume Mariannist, siis ütleme, et viimane ja siis sa liigud järgi. Miin on praegusel hetkel juba käes ja olete valmis liikuma. Liigume. Et mida te siin täna teete? Õpime korraldama varitsust miinidega, nii suund, kild miinidega, kui siis ka lihtsalt külglaengutega. Et siis eesmärgi püstitus on maha võtta jalaväe lahingumasinaid, soomukeid ja ka jalaväge. Mis sind ajendas astuma Kaitseliitu? Ma arvan, et igal inimesel tuleb elus niisugune periood, kus ta saab aru, et kui ta tahab, et see, mis talle enda ümber meeldib, et see ei tule niisama, vaja on ise panustada. Et inimestel avaldub see erinevalt, et mõni saab aru, et külmkapp ei täida ennast ise ja siis minu puhul tekib tõdemus, et kui sa tahad, et meie julgeoleku olukord püsiks ja läheks paremaks, siis selleks on vaja ise panustada. Mida tähendab sinu jaoks see, et Eesti Vabariik sai sellel aastal 100-aastaseks ja Kaitseliit saab nüüd sügisel 100-aastaseks? No need kaks asja käivad käsi käes, eks ole, et number on ilus ja tegelikult eks ta üks niisugune väike ime ole, et me siin sellise väikse rahvana oleme ja räägime oma keelt ja omame oma meelt, et loodame, et tuleb teist 100 veel ja rohkemgi. Mida sa muidu päris elus teed? Olen muusik, olen seotud muusikaga väga palju, seda vist pigem korraldaja poole pealt, et korraldan nii muusikaüritusi kui lihtsalt suvefestivali ja pean ka rockiklubi Tallinnas, nii et see on minu ampluaa. Võid reklaamiga teha, mis klubiga on tegemist? Klubi Tapper on Tallinnas ja festivaliks on Hard Rock Laager. Ave on eraelus põrandakatetega tegeleva firma müügiesindaja. Tundub, et relvade ja sõjandusega ei peaks tal olema mitte mingisuguseid kokkupuuteid. Aga ometi on. Kuidas praegu nagu sellise ilmaga tunne on, et liivane ja väljas on 23 kraadi plussi? Raudselt olen väsinud, palav on, aga motivatsioon on laes. Miks sina astusid Kaitseliitu? Sellepärast, et mind on kasvatatud kaitse ei ole kaitstud meetodil. Kaitseliidus tunned ennast tugeva naisena? Kaitseliidus ma tunnen ennast nagu omade seas. Siin on kõik võrdsed ja tugevad või siis saavad tugevamaks. Mida tähendab sinu jaoks see, et Eesti Vabariik saab sellel aastal 100-aastaseks ja Kaitseliit sügisel 100-aastaseks? Sellele on küll väga raske vastata. Kaitsetahe selle võrra isegi kasvab, et järgmised 100 aastat peaks ka veel vastu pidama. Lisaks miinide paigutamise õpetusele on seekordsel sõdurioskuste kursuse nädalavahetusel vaja selgeks saada ka kaevikute kaevamine ning killuvarje tulepositsiooni rajamine. Metsakuivast toppast ei tee keegi omal killuvarjest, aga meil käepärast vahendid ja aeg saab lihtsalt otsa. Tuuli Stewartiga oleme juba eelmistes saadetes tuttavad. Ta on doktorant, valmistub teaduskraadi kaitsma ning on Eesti Rooma klubi liige. Tänane õpe on siis, meil oli plaanitud natuke teistmoodi, aga kuna meil on nii ülikuiv aeg on, siis me õpime varjuma, õpime tegema ehitisi, mis on individuaalseks ja grupikaitseks. Et siis ehitate laskepositsioone? Laskepositsioone just täpselt, aga samal ajal püüame ka ennast kaitsta. Ühesõnaga, peame varjuma nii, et meil oleks võimalik lasta, mitte et seisame siin puude vahele, laseme ennast maha lasta. Ilm on päris soe, et näitab +23 kraadi, kas on ka palav?
Ausalt öelda tööd tehes ei pane väga tähele. Aga meile lubatigi täna, et kuigi vihma ei saja, siis märjaks te saate. Nii et lubadust on peetud. Kus te täna ööbite? Me ei tea seda. Sõdur saab käsu siis, kui on õige aeg käsk saada. Me oleme mõlemaks valmis, kas minna kasarmusse või jääda ööbima. Meil on kogu varustus on kaasas. Nagu meile öeldakse, ära eelda midagi, ole kõigeks valmis. Kas teeb murelikuks ka see, et tuleohu tõttu ei tohi kattelokki kasutada, et äkki peab kuiva pajuki peal olema? Mitte murelikuks, vaid ettevaatlikuks. Et me oleme nüüd rohkem kui pool aastat läbi ilmastiku tingimuste erinevate liikunud ja nii võib murelikuks teha ka vihmasadu või lumi või mis iganes. Ei, mina küll ei ole murelik. Ei lase ennast segada? Ei, tuleb lihtsalt olla hästi tähelepanelik ja muidugi ka rohkem üksteist jälgida, et kui keegi valvsust kaotab, et siis olla lihtsalt tugi kõrval. Aga jah, täna me lõket ilmselt ei tee ja on veel mõned asjad, mida me ei tee täna. Harju maleva kaitseliitlaste omavahelisest toetusest, võitlusmoraalist ja võitlejate iseloomust räägib kursuste liikmetelt kuuldud lugu. Üks tütarlaps sõdurioskuste kursustelt läks teiste julgestusel omal vabal tahtel ajateenistusse. Kaaslased kursustelt arvasid, et kui nii mõnigi ajateenistusse läinud tütarlaps jätab selle pooleli, siis Kaitseliidu sokil käinud tütarlapsed lähevad kindlasti lõpuni. Nagu kõigil kaitseliitlastel tuleb ka naiskodukaitse vastsetel liikmetel läbida organisatsiooni täisõiguslikuks liikmeks saamiseks baaskursus. Naiskodukaitses nimetatakse seda sõduri baasväljaõppekursuseks, lühendina SVõK. Kursus annab naiskodukaitsetele peamistest sõdurioskustest lühiülevaate ja peale selle kursuse läbimist teevad organisatsiooniga liitunud naised otsuse, millisesse erialagruppi nad naiskodukaitses edaspidi kuuluda tahavad ja saada väljaõppe vastaval erialal. Valida on õige mitme eriala vahel. Võib õppida sideeriala ning saada staabiassistendiks, võib valida meditsiini eriala ning õppida parameedikuks ning ka traditsiooniline masstoitlustamise eriala on naiskodukaitses väga populaarne. Naiskodukaitse väljaõppe erineb Kaitseliidu sõdurioskuste kursusest, et millised erinevused siin on? Kõige olulisem erinevus on see, et meie naiskodukaitse sõduri baasväljaõppe moodul on 1 nädal ainult, ehk siis me põgusalt tutvustame osalejatele sõdurioskuseid. Kaitseliidu sõduriõppe kestab 11 nädalavahetust, see on põhjalik, millest ta nagu täpselt erineb, võib-olla ma toon mõned näited, millega ta erineb. Kaitseliitlased teevad kaevikuid, kaevavad, mida meie ei tee, reaalselt laskmisharjutused toimuvad, mida naiskodukaitse moodulil ei toimu. Et ühesõnaga ta on ütleme siis niimoodi, et nad saavad praktilisi harjutusi teha rohkem kui naiskodukaitse selle 1 nädalavahetusega. Et sisu tihedam ja praktilisem. Kohe kursuste esimesel loengul räägitakse vastsetele naiskodukaitse liikmetele sõjaväe sidepidamise põhimõtetest ja sellest, et ka vastasel on kõrvad ja sidet üritatakse nii pealt kuulata kui ka segada. Ning kuidas häiretest ja müradest paksus eetriruumis end mõistetavaks teha, kui teisel poolel on inglise keelt veidralt hääldav või halvasti mõistev liitlane. Et kui ma näiteks edastaksin oma nime, siis ma ütleks Hotel Eco India, Delta India, Tango, Oscar, Romeo, Mike, Eco, Tango. Ja et nüüd võikski teha see kontrollharjutuse, et igaüks üritab oma eesnime edastada, kasutades siis seda NATO kuuldekoodi. Hakkame siit pihta. Alfa, November, Delta, Eco, India, Alfa. Andeia. Okei. Siis jah, läks võrdselt ka uus õieti. Nii järgmine. Mike, Alfa, Romeo, India, Tango. Alfa, November, Uniform. Et kas need Eesti tähti te teadsite, et Eesti täpitähed on juures, et õnne on siis õ, ä on ärni, öö on ööbik ja ü on ülle. Sidemooduli juhendaja ütleb klassiruumis välja ka tõdemuse, mida igaüks meist, ka tavalised inimesed, võiks oma telefonikõnedegi juures silmas pidada. Enne kui sa eetrisse lähed, mõtle selle peale, mida sa tahad öelda, siis alles vajutad tangentile ja siis alles räägid.
Kuid juttudega sidepidamise reeglitest Naiskodukaitsesõduri baasväljaõppekursustel loomulikult ei piirdutud. Täna me oleme teeme erinevaid sideprotseduure, raadiosidet ja alternatiivsidet ja samuti päeva teisel poolel toimuvad meil maskeerimised. Lähme metsa, teeme liikumisviise, erinevaid sõduri baasväljaõppe, käemärke õpime ja õhtu püstitame kursuslastega jaotelgid. Öö tuleb meil põnev, sest jaotelki tuleb öösel kütta, tuleb käia patrullis, ehk magamise aega on vähe ja homse päeva täielikult pühendame topograafiale, õpime erinevaid kaardivõimalusi ja homne päev ehk sõduri baasväljaõppe kursus lõpeb meil sõduriraja läbimisega, kus iga kursuslane peab tõestama, et ta on piisavalt teadmisi saanud ja on vapper sõdur. Tegevuskursustel jätkub. Üks olulisi oskusi väliõppustel on endale peavarju püstitamine. Seda läheb vaja vahetevahel ka tsiviilelus, nii et on mida õppida ja harjutada. Telgi püstitamisel võisteldakse. Telk peab olema sirgelt püsti, ahi sees, ahjutorud ka ilusti sirgelt ja ei tohi ümber kukkuda. Selgub, et naiste jaoks on sõduritelgi püstitamine lausa käkitegu. Paari minutiga on ulualune püsti ja isegi ahi sees. Tõsi küll, erinevalt isikliku turistitelgi ülesse seadmisest on sõjaväetelgi püstitamine üks pagana tolmune töö. Mõlemad jaod saavad telgid üles peaaegu võrdse ajaga, aga sellel jaol, kes taipas relvad seljast hakki panna, läheb veidi kiiremini. Tubli! No, väga napilt võitis teine jagu, aga väga napilt selles mõttes, et absoluutselt suurepärane sooritus mõlema jao poolt. Nüüd aga vanasõduridrill. Kõik see võitleja saapad jalast ja kuued seljast ära ning magamiskottidesse. Päris 45 sekundiga rivi võtmist ei nõuta, aga õppeäratus on naistele äkiline. Esimene liigutus on kõik asjad selga, siis lükkame asjad siit, magamisasjad alt läbi ja siis jookseme välja. Siis paneme asjad kokku ja siis paneme telgi kokku. Just. Häire! Vastane laagris häire! Mehed jätavad delikaatselt vaatamata, mis seal telgis parajasti toimub. Igatahes esimene peanupp ilmub telgi avarusse kiiresti. Peagi on kõik kursuslased väljas ja sõdurite ulualune pakitakse üllatava kiirusega taas kokku. Seejärel minnakse orienteerumisrännakule, kus kontrollitakse eelmistel päevadel omandatud teadmisi kaardi ja kompassi tundmises ning käemärkidega suhtlemises, kui on vaja säilitada täielikku vaikust. Me võime rääkida, vaata, me ei luura praegu. Ärge auto alla jääge! Mõistagi ei ole Naiskodukaitse sõduri baasväljaõppekursuse rännak sama pikk kui noortel ajateenijatel. Isegi kaitseliitlaste üsna standardse terve ööpäeva ja iga ilmaga toimuv sõdurioskuste kursuse rännaku kõrval on Naiskodukaitse orienteerumisrännak vaid lihtne jalutuskäik. Kuid elementaaroskuste kontrolliks on see täiesti sobiv. Kaardile märgitud punktidesse jõudes tuleb raadioteel ette kanda oma asukoha koordinaadid ja kasutada selleks äsja õpitud NATO kuuldekoodi. Viktor, India, Alfa, Maik. Parandan. Viktor, India, Maik, Alfa, November, Eko. Kõik. 1, 2, 3, 400 meetrit umbes. 350 meetrit, ei oota, vabandust. Oota, kus me siit tulime, nii, oota, üks hetk siit ristist, oota, valgusete panek. 1, 2, 100, 200, 300 meetrit. Aga see on, eks 1-200 panid peale? No see on... 1-20 000. Üks ruut on 200 meetrit. See on see sama. Üks ruut on 200 meetrit. Nagu ikka, linnaõppuste kõrval käib tavaline Tallinna elu. Nõmme metsas leitakse üles kaardil tähistatud küngas, kontrollitakse kaasas olnud varustust ja naastakse Tallinna Maleva Plangu tänava baasi. Oleme kohal. Ja, nii. Seejärel toimub kiire relvade kontroll ja samaaegselt sõjariistade puhastamisega ka kursuste viimane relvaõppeloeng ja kontroll. Juhendajaks on lipnik Lemme Perkis, kes on Eesti üks parimaid naislaskureid lahingrelvadest.
Väidetavalt erines 2018. aasta Naiskodukaitses sõduri baasväljaõppe kursus varasematest analoogsetest kursustest. Mille poolest siis? Seekord on mul väga uhke öelda, et selle sõduri baasväljaõppel on esmakordselt kõik instruktorid on naissoost. Ehk siis nad on kõik naiskodukaitsjad või kaitseliitlased, aga kõik on naised, naistelt naistele. Kaua sa ise oled olnud Kaitseliidus või siis Naiskodukaitses? Naiskodukaitses olen ma olnud aastast 2013 ja Kaitseliidu rohelisse üksusesse kuulun 2014. aastast. Mis siin tähendas astuma Kaitseliitu? Mul oli tegelikult pikka aega dilemma, et kumba valida. Et abikaasa on mul ka kaitseliitlane juba üle 15 aasta, aga samas oli mul paar sõbrannat, kes olid naiskodukaitsjad ja siis ma nii-öelda ühest allikast küsisin ja teisest allikast küsisin ja siis lõpuks ikkagi otsustasin Naiskodukaitse kasuks esimesena, sest seal on tegelikult võimalus nii-öelda rohkemate erinevate asjadega tegeleda. Aga asi päädis ikka sellega, et ma olen mõlemas organisatsioonis. Mida sa muidu päris elus teed? Mul on selline tore töö, et ma organiseerin kinos olevaid multifilme eesti keelde, ehk siis olen dublaaži produtsent ja dublaaži režissöör. Mida uut õppisid enda jaoks nendelt kursustelt Naiskodukaitse liikmed? Väga põnev nädalavahetus on olnud ja väga palju uut infot on tulnud ja palju praktilisi teadmisi. Näiteks praegu me just kinnistasime veel esimesel õhtul õpitud relva käsitlemist ja õhutustehnikat. Kas on midagi sellist, mida sa arvad, et oleks vaja juurde õppida veel? Ja näiteks nii-öelda sõdurioskuste või sellise osas sõidukitest ei tea veel midagi, kui nii mõelda, et sõjatehnikat väga ei tunne. Naiskodukaitse siis peale seda baaskursust lähevad siis eriala väljaõppesse, et kas siis toitlustamisse, meditsiini või staabiassistendiks, et kas sa oled otsustanud, et kuhu sina soovid astuda või minna? Ma nüüd natuke võtan aega maha, et selle üle järele mõeldes, see on olnud väga intensiivne nädalavahetus. Mul juba varem oli korraks mõte sidestaabi peale, aga ma nüüd natuke veel seedin seda. Ühesõnaga, ma tegelen küll laskespordiga. Naiskodukaitse võistlustel ja Kaitseliidu võistlustel olen käinud. Aga erialarühma osas ma veel mõtlen Naiskodukaitse valdkonnas. Mis siin tähendas astuma Naiskodukaitseks? Üks põhjus kindlasti on isamaalisus või kaitsta oma riigi iseseisvust nii, kuidas see on võimalik. Ja teine asi, mis motiveeris veel, et kunagi 30-ndatel mu vanaema oli Naiskodukaitses, mis on selline tore, on kuulda tema jutustusi sellest, kui siis oli organisatsioon hoopis teistsugune. Ja kolmas asi, enne liitumist veel suhtlesin inimestega, kes siin juba on. Mul isiklikke tuttavaid ei olnud, aga uurisin, kas keegi teab kedagi, et mida see organisatsioon täpselt ennast kujutab. Ja kõik oli üdini positiivne ja kõik kinnitused on saanud tõeks ka minu arvates siin, et siin õpib väga palju, neid valdkondi on igaüks leiab siit midagi. Mida sa muidu päris elus teed? Töötan juristina notaribüroos muidu. Et see valdkond siin väga ei kajastu ja selles suhtes ongi väga hea teha vabal ajal midagi hoopis muud. Oi, see on hästi huvitav nädalavahetus olnud, siit on väga palju õppida olnud. Et topograafiat ma olen küll eelnevalt õppinud Simiku koolitustega, aga sai näiteks teada ka kompassiõpet, mida kunagi väga-väga ammu sain koolis teada, millest on väga kõik meelest läinud ja nüüd ma tean, kuidas seenemetsast välja tulla. Tänu Naiskodukaitsele sain ka mina laskmise juurde, nii et täna ma tegelen ka laskespordiga. Et selles mõttes need relvad on üldse huvitavad asjad. Et väga-väga põnev. Mida sa muidu päris elus teed? Päris elus olen ma mööblidisainer. Töötan täna vannitoa salongis ja tegelen vannitoa disainimistega. Mis siin tähendas astuma Naiskodukaitseks? Ma tegelikult terve oma nooruse olen hästi palju niisugust metsas telkimist ja sellist looduslikku vaba ja veetmist harrastanud. Ja kuidagi vanusega tulles sinna metsa on väga jõudnud ja siis see Naiskodukaitse on see hästi hea võimalus teha jälle sellega, millega oled nooruses tegelenud. Oled sa enda jaoks otsustanud ka, et millisesse eriala väljaõppesse sa lähed? Ma tegelikult olen mõelnud, et ma tahaksin meditsiini lähemalt puudutada ja siis ma tegelikult olen juba sisse astunud Simikusse, nii et tegelikult ka see, et ma olen ka lõpetanud kunstiakadeemia ja sellist kunstiväärtusi haldanud, et tahakski just nimelt Simikuna tegelikult Eestis midagi ära teha. Aitame siis tsiviil- ja militaar vahelisi tegevusi koordineerida, inimeste varasid hoida, kunstiväärtuseid hoida
ja vaadata, et kõik õppused ilusti hästi korraldatud oleksid ja kõigil oleks hea meel. Anu Asu on politseiametnik ja vabal ajal ka Kaitseliidu noorteorganisatsioonide noortejuht. Minu jaoks oli tänane päev kõige põnevam, sellepärast et topograafia oli minu jaoks siiani täiesti null, aga ma sain väga palju teadmisi, et väga põhjalik, ta oli küll algkoolitus, aga ma sain sealt väga palju teadmisi, et nüüd võin edasi orienteeruma minna juba. Ma arvan, et selle nädalavahetusega ei oleks suutnud rohkem midagi õppida. Et see oligi just vanade asjade meeldetuletamiseks ja õppis ka uusi asju, nii et see oligi just niisugune paras kogus. Mis sind ajendas astuma Naiskodukaitsesse? Minu lapsed, kes astusid noorkotkasteks ja käisime suurlaagris, noorkotkaste ja kodutütarde suurlaagris juhendajateks ja sealt hakkas see meeldima, et põhikohaga olen ikkagi noortejuht, et siis olen siis sellepärast Naiskodukaitses. Mida sa muidu päriselus teed? Politseiametnik. Kuna vastsed Naiskodukaitse liikmed peavad valima endale eriala, siis küsime kokkade juhendajalt, miks tema arvates Naiskodukaitse toitlustamise eriala on huvitav ja oluline. Ja mida Kaitseliidu ja Naiskodukaitse masstoitlustamise tõeline spetsialist päriselus teeb? Toitlustus on väga lahe, et oleks mulle keegi 5 aastat tagasi öelda, et ma hakkan metsas välikokk olema, siis ma ei oleks seda kindlasti uskunud. Aga täna see, kui ma käin Kaitseliidu õppustel või juhendan praktikat, siis ma saan siit sellise energialaksu ja adrenaliini, et see näha neid säravaid silmi, kes tulevad sööma ja kellele toit maitseb ja kui kõik õnnestub, siis see on ainult suur rõõm. Nii et toitlustamine on selles mõttes ka hästi lahe, et nagu meil ikka nalja tehakse, et köögiga tahavad kõik hästi läbi saada, et soe toit metsas, see on kulda väärt. Palju te olete kõige rohkem pidanud toitu tegema, et kui mitmele inimesele? No minu rekord on nüüd siis 4 aasta taguselt, kui ma toitlustasin ühel Kaitseliidu õppusel Põhjakon kuskil 350 inimest, aga enamasti jääb ta siis kuskile 150-200 kanti. Mitme kokkaga te seda teete? Tavaliselt on mul meeskonnas siis 3-5 kokka, et sõltub siis, kuidas kellelgi ajaressurssi on, aga tavaliselt 3-5 me saame kenasti hakkama. Mida sa muidu päriselus teed? Päriselus ma olen laenuhaldur, ehk tegelikult annan laenusid välja ja siis tegelen finantsmaailmaga. Naiskodukaitse sõduri baasväljaõppekursus on alles Kaitseliidu liikme teekonna algus. Ühe kursuse läbimise rõõm on kindlasti suur, aga teadmine, et ollakse 100 aastat vana, väärika ning suurte traditsioonidega Kaitseliidu organisatsiooni liige ning seal tegutsedes oma riigile ka kasulik, on sellest rõõmust veel suurem.